nii, tere ja mul on hea meel, et sa oled kuulamas-vaatamas mind. Mina olen Heidi Plumberg, alateaduse spetsialist ja naiste toetaja. ja täna ma räägin siis sellisest teemast, kust leida aega. ja kui ma siin istun, siis on hommikul on kell 7, ta ei ole veel 8 saanud, 7:41 näitab mu arvutikell ja pool minu perest veel magab, jah. ja ma olen nagu sellel aastal väga palju saanud inimestel seda, et ma ei saa neid eesmärke saavutada, ma ei saa seda teha, ma ei saa tegeleda hobidega, mul ei ole aega koolis käia, mul ei ole aega tööl käia, mul ei ole aega oma lõputööd kirjutada, mul ei ole aega seda ja teist. ja ma lihtsalt nagu mõtlesin, ma teen selle podcast'i sellepärast, et ma töötan ka väga paljude inimestega, kes ütlevad, et ma saan teha neid asju, ma saan leida aega oma hobidele, oma koolile, oma tööle, ma saan elada oma unistuse elu. ja, ja tead, neid inimesi ei ole nii palju kui neid teisi esimeses kategoorias, kes ütlevad ja nad tõesti, nad lihtsalt vaatavad sulle otsa ja nad ütlevad, ma ei leia seda aega, ma ei leia seda raha, ma ei saa hakkama. ja neid inimesi on tegelikult minuni jõuab ka päris palju. Ja mitte üldse kaugelt vaadates, vaid tegelikult ma näen neid inimesi igal pool, on ju, igal pool, kus ma kõnnin, igal pool, kus ma liigun, ma näen inimesi, kes ei saa oma eluga hakkama sõna otseses mõttes. ja tegelikult siin põhiküsimus tuleb, et kus siis leida aega. Üks asi, mis mind on väga aidanud, et ma lapsest peale hommikuti ärkasin tihti kell 4 või 5 hommikul ja leidsin selle aja, et õppida, et valmistuda oma kontrolltööks, harjutada klaverit. Ma kõiki neid asju leidsin hommikuti. ja see võib tunduda imelik, kuidas ma siis hommikuti harjutasin klaverit või kuidas ma tegin neid aegu, sellepärast et tol ajal ju ei olnud, oli ju oli selles mõttes ei olnud selliseid võimalusi nagu tänapäeval on ju seda kõike teha. tänapäeval on ju need võimalused, ma isegi ei oska öelda, kui palju paremad on ju. aga ma sain neid asju tehtud selles mõttes, et mul olid perega kokkulepped, mul olid asjad, mul oli toetus nagu olemas pere poolt. siis ma sain aru, et ma tahan oma eluga midagi saavutada, ma ei taha olla lihtsalt magada maha oma elu. jah, ja, ja ma näen ka väga paljudel inimestel, nad leiavad igasuguseid põhjendusi, et mitte hommikuti tõusta, mitte minna varem õhtul magama, mitte panna oma elu prioriteete paika, et jah, ma teen need rasked asjad ära ja ma võtan, mul ongi praegu elus see aeg, võib-olla 5 aastat, võib-olla 10 aastat, kus mul ongi keerulisem. kus mul ongi keerulisem ja hea uudis on see, et see keeruline aeg läheb mööda. See ei ole elu lõpuni. Kui sul on lapsed väiksed, see aeg ongi keeruline. See on väga raske aeg, kui on lapsed väiksed. Ja see aeg läheb mööda, need lapsed ühel hetkel kolivad kodust välja, ma võin sulle käsi südamel öelda, mu 2 last on välja kolinud ja see läheb üle. ja sa peadki mõnikord lapsi toetama ja sa peadki mõnikord abikaasat toetama, mõnikord sul ei ole ka aega enda jaoks nii palju, kui sa tahad. Sul ei ole ka aega televiisorit vaadata, sul ei ole ka aega raamatut lugeda, sul ei ole ka aega oma lemmiktoitu teha, sellepärast et see võtab rohkem aega, kui sul aega on, sest sa pead tegema mingeid teisi kohustusi. Ja mida see siis tegelikult aitab inimestel, kes saavad oma eluga väga hästi hakkama ja kes leiavad aega? Sest mida ma sulle ütlen, on aega meil kõikidel elus ühepalju. 24 tundi ööpäevas ja on 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas. see on ju see küsimus, kuidas seda aega kasutad. Ja väga palju on selliseid ajalõkse, mida sa mollutad selle aja maha. Ja kui sa 10 minutit mollutad oma aja maha, siis päeva jooksul võib-olla sa mollutad tunde oma aega maha, seda aega, kui sa peaksid midagi muud tegema. Sa peaksid õppima, sa peaksid töötama, sa peaksid midagi valmistama, koristama, tegema, kedagi aitama. Sa lihtsalt mollutad selle aja maha. Ja inimesed muidugi nüüd on see mollutamine, et oo, see on puhkus ja kõik, aga tegelikult see edukatel inimestel ei käi see päris ikkagi nii. See käib, ma tean, et ma räägin nüüd sellist juttu, võib-olla sa mõtled, ma panen selle podcast'i kinni, ma ei taha seda heit kuulata ja see on täiesti normaalne. See on väga suur reaktsioon inimestele lihtsalt ära põgeneda sellest olukorrast. Ja see valus tõde ongi see, et edukad inimesed teevad rasked asjad esimesena oma päevas ära. Ja nad valivad selle aja, mis on nende parim aeg. Et kui sina oled hommikuinimene, siis sa peaksid oma raskeid asju tegema hommikul, kui sa oled õhtuööinimene, siis õhtul on ju. Aga sa peaksid võtma seda aja, millal sa selle asja ära teed ja endaga kokku leppima.
kui sul on, aga sa ei ole selleks valmis ja sa lükkad seda asja edasi, siis ole hea, et seal võib olla mingi trauma sul all. Selle traumaga on vaja siis töötada. Leia endale psühholoog, terapeut, coach. Proovi natukene, võta jalad kõhu alt välja ja otsi keegi, kes tegelikult, sa näed, et ta tegelikult elab sellist elu või teeb neid, ta on sulle nagu nii-öelda näidis. Rollinäidis sellest, et kuidas saab asju teha. Ma tean, sa võid öelda, et mul on keeruline, ma ei tea, mul on haige laps, mul on raske elu, mul on palju lapsi, mul on puudega laps. Ma näen inimesi igas valdkonnas, kes saavad oma eludega sellisel moel hakkama, et nad võtavad oma ohjad oma elu eest enda kätte. Nii et mõtle, et kas, et seal, ma väga-väga soovitan sul leida keegi inimene maailmast, neid inimesi on ka Eestis väga palju, kes on sellises kohas, kus sina või isegi hullemas kohas ja kes tegelikult täidavad oma unistusi. Ja ma näen neid inimesi ka oma elus, mul õnneks on elus nüüd päris palju selliseid inimesi, kes oma unistusi täidavad ja kes liiguvad edasi ja aitavad ka teistel neid täita. Nii et üks ühine joon, mis nendel ongi see, et nad ei lähe sinna virisemisesse, nad hakkavad lahendusi otsima. Ja ma ise olen ka võib-olla oma eluga sellises kohas, et ma olen sellises heas edukas kohas oma eluga ja ma tagantjärele vaatan, et ma olen ikka väga palju elus saavutanud, eks. aga, aga see tulebki sellest, et olles 4 lapse ema, olles 5 aastat top Eesti koolitusettevõtte Äripäeva topis, kõik need asjad, olles pikas abielus oma mehega, onju. Need kõik asjad ei tule iseenesest, on ju. Et need kõik vajavad tähelepanu, see eluratas peab olema sul tasakaalus, on ju. Ja kui sa vaatad, et mingi valdkond on sul pikalt juba, ütleme nii 3-4 kuud juba paigast ära, siis see on juba tõsine märk sulle, et sellega on vaja tegeleda. Ja nüüd ma ütlen sulle, et inimestel on see eluratas koost ära mitte kuud, mitte 3-4 kuud, mida ma ütlen, mis peaks olema selline juba selline tulekahju elus, on ju. Vaid neil on aastaid, aastakümneid mingid probleemid, millega nad isegi ei tegele. Jah, millega nad isegi ei tegele ja nad isegi ei otsi abi nendele probleemidele, sest see on midagi, mis on neile tuttav nende lapsepõlvest, võib-olla nende vanematel on samasugused mustrid, samasugused probleemid ja võib-olla nad isegi on uhked, et näed, et minu suguvõsas on selline haigus või selline probleem või selline asi ja ma lihtsalt saan üks viis kuuluda, on ju. Jah, nii et mina ei ole nagu hinnangut andja siin kohas ja ma ütlen, et ei, et see on see ei sobi, ma võin ainult öelda seda, et kui sa seda podcast'i kuulad, siis võib-olla see enam ei sobi sinu jaoks, on ju. Võib-olla sa oled selles kohas, et sa vajadki sellist raputust, et seda podcast'i üldse valisid, et sa saad aru, et sinu elu on sinu enda kätes, aga see ei alga enne, kui sa seda aru saad. Jah, nii et ma arvan, et see on selline oluline ütlemine sulle, nii et mis iganes kohas sa oled ja sa ütled, et sul ei ole raha või sul ei ole kliente või sul ei ole toodet, see kõik on muudetav, on ju. See kõik on muudetav, et lihtsalt sa pead õige inimese juurde jõudma, kes sind toetada oskab, on ju. nii et kes oskab sulle seda aidata, kes aitab seda ideed sul kujundada, kes annab, võib-olla annab oma idee sulle, on ju. Mul on endal väga palju ideid ja ma olen väga palju ideid teistele andnud, sest ma lihtsalt mul ei ole aega neid kõike rakendada, on ju. mul ei ole neid aega rakendada ja väga paljud mu kliendid rakendavad väga edukaid mu ideesid. jah, ma ei ole üldse kade oma ideede poolest, jah, ma olen selline idee-inimene, ma olen visionäär, on ju. näed, kell on 7:50 just. nii et selles mõttes see ei pea olema. See ei pea olema selline asi, mis sind võiks takistada. Nii et tähelepanu, aega ei ole kellelgi puudu, lihtsalt tähelepanu lekib, on ju. Nii et sa võid vaadata, mis on su pooleli olevad asjad, mis võtavad vaimselt ruumi, mis on su piirid, et kui palju sa abi oma kodus üldse vajad, on ju. Kes on su üldse see turvavõrgustik, kes su ümber on ja kui sul ei ole ühtegi, siis miks seal ei ole ühtegi, miks su suhted on siis sellises kohas, kus sul ei ole turvavõrgustikku, on ju. Ja kuidas saad seda muuta, sellepärast et see turvavõrgustik ei pea olema su perekond. See võivad olla su sõbrad, see võivad olla su kaaslased mingis valdkonnas, minu turvavõrgustik ei koosne ainult minu perest.
mul on ka nii-öelda inimesi, kellele ma maksan näiteks, kes, keegi aitab mul pesusid lappida, triikida, kappi panna, keegi aitab mul kodu koristada, onju. Keegi aitab mu juukseid värvida, onju, keegi aitab mu maniküüri teha. erinevad inimesed, kes on minul nii-öelda turvavõrgustikus, kes aitavad mul elada nagu sellist elu, nagu ma tahan, onju. nii et see on nagu oluline arusaamine ka, et kes on sinu turvavõrgustikus, on ju, kes on sinu sõbrad või kes panevad sulle nii-öelda õla alla, et sa elaksid elu, mis sulle meeldib, on ju. ja kellelt sa saad abi küsida. Ja tähelepanu lekib, ongi see, et sa ei tee neid asju lihtsalt, mida sa pead tegema. Sorry, ma ütlen seda otse välja, aga kas praegu me ei saa öelda, et me ei oska midagi, sest internet, Youtube on täis õppevideosid, on ju. minulgi on väga palju igasuguseid koolitusi tasuta Youtube'i kanalil, on ju. mul on väga palju asju, mida ma võin olen jaganud täiesti tasuta, jah, mul on seal üle 500 video, on ju. nii et siin ei ole ka seda, et vot ma ei oskaks nüüd kuidagi kuskilt alustada või millest pihta hakata, on ju. ja ma olen teinud täiesti alustamise keskkonnad, isegi stardipunkt.ee on ju, see on 14 eurot kuus. see on vähem kui üks lõuna, kui sa välja sööma lähed, on ju. Kuskilt sa pead ju alustama, on ju. ja kui sul ei ole nagu kliente, sa oled raskustes, on ju, sa ei tea, kas on, ma ei tea, mis iganes elementaarseid asju teha, nagu näiteks Facebooki lehte luua või turundusplaani koostada, on ju, sotsiaalmeediaplaani koostada. mul on olemas www.stardipauk.ee on ju, mis on siis ettevõtjatele, on ju. nii et praegu Eesti on ikkagi liikumas sinnapoole, kus meil võib olla põhitöökoht, aga meil võib olla ka oma ettevõte, on ju. ja ettevõtlus on viis, kuidas väga paljud inimesed on saanud ennast rajale. nii et ei tasu karta ettevõtlust, on ju, juba vanasti olid ju kõik need kingsepad ja potissepad ja nad ei olnud ju käsitöölised, olid alati on olnud ju ettevõtjad, on ju, eestlased on ettevõtjad, on ju. nii et selle episoodi kokkuvõtteks ongi, et mõtle, et mida sina üldse ajast mõtled ja tule liitu mu kiirelt elumuutjate grupiga, vaata seal tasuta videosid, kirjuta mulle, jah. absoluutselt kirjuta mulle, saada mulle Messengeris sõnum, kas see podcast ehmatas sind, pahandas sind, mida ta sulle tegi, see podcast'i kuulamine, kas ta raputas sind. ja ma loodan, et sa mõtled tegelikult, et asi ei ole, et sul ei ole aega, lihtsalt sinu süsteem ei toeta sind praegu, milles sa elad. ja nii on päris ausalt öeldes, et see süsteem ei tööta sind, et ei toeta sind ja kuidas saad seda süsteemi end toetavaks panna, on ju, kuidas saada, tuua esile oma ande, mida Jumal sulle andis siia maailma, sest Jumal ei loonud sind siia virelema. nii et ma loodan, et see podcast täna hommikul kell 7 hommikul salvestatuna paneb sind natuke mõtlema ja võib-olla sa võid tunda pahameelt minu vastu ja ma trigerdasin sind. see näitab, et su aja ja raha uskumused ei ole korras, sul võivad olla energeetilised plokid näiteks selles suhtes, kuidas sa oma aega tunnetad või raha tunnetad. ja minu hea nõu on, tee läbi lihtsalt ühed töölehed. www.energiablokid.ee on mul selline lihtne koduleht, kus sa saad tasuta alla laadida energiaplokkide töölehed. Need ma koostasin 9 aastat tagasi ja siiamaani ma jagan inimestele lihtsalt selleks, et sa saad tegelikult aru, mis on see mõtlemise erinevus inimeste vahel, kellel ei ole blokke ja kellel on plokid, et sa lihtsalt näed seda, ja sa saad ise vaadata, et kus kohas sa skaala peal ise oled. ja natukene mõelda, juurelda natuke nende asjade üle, mis seal on, võib-olla võtad paberi, pliiatsi, kirjutad natuke, lased endast välja päeviku vormis oma mõtteid sellest kõigest, mis sa täna kuulsid. võib-olla sa tunned, et vot ma tahakski abitoetust vastu võtta, siis leia see inimene, sa võid ka minule kirjutada, kas me leiame ühise koha, kus mina saan sind toetada, on ju. nii lihtne see ongi tegelikult, on ju. nii et ma soovin sulle ilusat päeva täna, kui sa seda podcast'i kuulad. tšau.